Eesti Lasterikaste Perede Liidu podcast Sumin toob kuulajateni lastega perede argisuminad, mured, rõõmud, väljakutsed ja lennukad ideed. Puudutame teemasid läbi lapsevanemate elukaare, teeme peatuseid nii armastusel kui eluraskustel. Räägime perega seiklemisest, kastist välja mõtlemisest ja valikute tegemisest. Mina olen teie saatejuht Karin Rask. Suminani! Tere tulemast kuulama ja vaatama Lasterikaste Perede Liidu podcasti Sumin. Mina olen Karin Rask. Tänases saates on külas Katrin Kiisk ja Martin Haavik, kes on pärit lasterikast perest. Nemad räägivad sellest, kuidas on üles kasvada peres, kus on 4 last, mida nad on õppinud, millised väärtused elusse kaasa saanud ja milliseid ulakusi nad tegid. Tere tulemast Lasterikaste Perede Liidu podcasti Katrin Kiisk ja Martin Haavik. Tervist! Tere! Teie olete pärit lasterikast perest. Peale teie 2 on teie peres veel 2 õde, nii et kokku 4 last. Nii et tänase podcasti sisu on meil tegelikult väga huvitav, et mida siis arvavad lapsed sellest, kuidas on kasvada lasterikas peres. Et siiamaani meil on käinud alati nii-öelda vanema positsioonilt emad ja mõned isad rääkimas, et kuidas nad oma lapsi nii-öelda kasvatavad. Aga teie räägite siis sellest, et kuidas teid kasvatati. Teeme ära. Teeme ära, väga tore. Millisena te oma lapsepõlve mäletate, Martin? Mina mäletan lapsepõlve selles mõttes väga nagu toredana, et võib-olla nagu täiskasvanu eas sa hakkad nagu rohkem nagu analüüsima mingisuguseid asju nagu tagasi. Aga mul on nagu rohkem meeles just neid nagu häid asju või selliseid nagu seikluseid. Et meil on ka elus tulnud sellist nagu kolimist päris palju ette, siis mul on nagu hästi palju erinevatest piirkondadest nagu sõpru olnud ja hästi kihvt aeg oli. Et praegu mõtled selle peale, et käi tööl, maksa arveid, tee mingeid asju. Et siis kui olid nagu laps, siis tahtsid saada nagu täiskasvanuks, et tundus jube kihvt, et saad neid kõiki neid asju teha. Nüüd, kui oled nagu täiskasvanud, ma vahest mõtlen oma nagu 3-aastase lapse peale, mõtlen jube kihvt, saab päeval lastes magada. Tahaks ka. Aga sina, Katrin? Minu mälestused on ka selles mõttes positiivsed, et eks meil oli oma mingeid raskeid aegu ka ja kellel ei ole. Aga kui ma mõtlen tagasi, ütleme sellele väärtusele, mida lapsepõlv mulle andis, siis ma mõtlen küll, et me ju käisime läbi paljud oma sugulastega. No näiteks mu emal on õde, kellel on ka 4 last, täpselt vastupidi, siis seal on 3 poissi, 1 tüdruk. Ja me hästi tihti käisime üksteisel külas, nad elasid siis nagu ütleme siis enamik aega maakohas. Me seal müttasime tiigis, mis iganes seal maakohtades loomadega ja nii edasi, et see oli nagu fantast võrratu aeg, mida ma võib-olla siis ei osanud ka nii hästi hinnata. Aga nüüd, kui ma tagasi mõtlen, siis ma mõtlen küll, et see oli üks nagu tore ja vahva aeg, mis tegelikult liitis meid nii tugevalt ühte, et täna 30-aastasena ma vaatan, et need inimesed, kellega ma siis toona lapsena mängisin, on ju ikka veel mu ümber. See on 30 juba või? Alles oli 5-aastane, nüüd on 30. Millisena te 11 mäletate? Katrin, milline vanem vend Martin oli? Hästi isalik. Teie vanuse vahe on tegelikult 3 aastat, ma saan aru, või? 4. Põhimõtteliselt 4, jah. See 3 ja peaaegu 4. Ta oli hästi selline, eks meil oli neid mingeid oma teismelise aja, mingeid kraaklemisi ka, ma ikka mäletan seal igast huvitavaid seiku, aga ütleme nii, et tegelikult Martin on hästi selline hoolitsev alati olnud, et ma valetaksin, kui ütleksin, et see oleks teisiti olnud. Et oli ju aegu, kui ma isegi mäletan mingit sarnast aega, kui ma toon näite, et ma ei tea, 9. klassis pidin minema mingile Rootsi kruiisile, et siis Martin käis juba tööl ja ta andis selle raha, et ma saaks minna oma teenitud rahast, kuigi ta oli ju ka alles, ta polnud veel täiskasvanu, et ta oli ikkagi noor, kes tööl on ja. Et ta ei pidanud seda tegema, aga ta tegi seda näiteks ikkagi, et ma mäletan neid mingisuguseid sükseid seiku hästi ja mul oli alati nagu tema kõrval siuke turvaline ja hea tunne, et kui on probleem, siis mul on vanem vend, kes tuleb ja näitab teile. Said öelda lasteaias, et mul on suurem vend, anna jaaga selle abides siia. Koolis oli küll nii, et kui seal ikka mõni patsis sikutas, siis meelde tuletasid, et sa tead, et mul on see 2-meetrine vend. Siis oli, okei, tuli meelde. Aga Martin, sina, kuidas sa mäletad Katrinit? Jaa, Kataga on selles mõttes on nagu lahe, et nagu sa ütlesid ise, et mul on 2 õde veel, eks, et ta on 4 aastat vanem õde ja siis on 12 aastat noorem õde. Aga Katriniga me oleme nagu selles mõttes, kuna see vanusvahe on nagu kuidagi nagu väike olnud, et siis me oleme nagu kasvanud koos kuidagi nagu sukk ja saabas, et läbi elu tegelikult me oleme läinud niimoodi, et nii-öelda, et
ma armastan oma kõiki õdesi nagu selles mõttes ühtemoodi, aga lihtsalt Katriniga see suhe on olnud alati nagu teistsugune. Me oleme kuidagi hästi palju nagu elus nagu neid etappe erinevaid koos läbi teinud. Ja siis ma mäletan, kui ma olin siuke nagu 7-8 aastane, ja Katrin oligi siis 3-4, jube tüütu oli, seda kogu aeg tahtis igal poole kaasa tulla, siis ma vedasin teda igal pool kaasa, sõbrad jälle küsisid, et Martin, lähme teeme seda mängu, aga kas Katja tuleb ka? Muidugi tuleb kaasa. Ja siis ma kogu aeg vedasin teda igal poole kaasa endaga, vahest ka nagu selles mõttes vastu tahtmist. Aga et jah, et see oli siis, kui me olime nagu päris väiksed, aga kui me olime nagu suuremad, et eks siis oligi sellist nagu, Katrin ütleb, et mina seisin tema eest, mina jälle mäletan ka olukordi, kus tema seisis minu eest. Et jah, me oleme kuidagi läbi selle nagu nooruspõlve koos nagu kasvanud, kõik need etapid nagu koos läbi teinud ja ta oli nagu väga lahe õde, et tal oli alati elus oli tal nagu selge siht, et ma olen seda nagu, olen nagu teistele ka rääkinud, et nüüd võib-olla kuulajatel on ka huvitav seda ja vaatajatele, et kui Katrin oli väike, siis Katrin ütles mulle, et kui mina saan suureks, ta oli mingi 7-aastane või midagi sellist, ütles, kui mina saan suureks, siis minust saab advokaat. Ja siis läks natuke aega mööda, ta oli natuke vanem ja siis ta ütles, ja kui ma saan advokaadiks, siis ma ostan endale Lexuse. Kas Lexus on olemas? Ja tema esimene auto oli Lexus, mis ta endale ostis siis, kui ta läks tööle juristina. Nii et selles mõttes, et tal on nagu väikses peale on plaan paigas ja ta on seda plaani nagu selles mõttes nagu jälginud, et ma ei tea, kas teadlikult või mitte, aga kuidagi nii välja kujunenud, et temal on alati kindel siht silme ees ja see siht on alati ka saavutatud. Vau, see on väga hea lugu, sest tegelikult ma tahtsingi seda küsida, et kas näiteks sa lapsepõlvest peale kuidagi said iseloomu tunnuste järgi aru, et Katrinist saab jurist, aga see lugu ongi selline, sest ma tegelikult arvasin, et sa vastad, et et eks ta tahtis müüjaks saada või midagi sellist. Ei, selles mõttes, et tal oleks nagu, tal on nagu kõvad eeldused selleks, et kas siis saada selliseks poliitikuks. Just sellepärast, et talle meeldib nagu mingisugused nagu maailma parandada või sellised maailma asju nagu lahendada. Ja teine asi ongi, et kui ta nagu juristiks sai, siis ma olin nagu suhteliselt kindel, et tema võtab oma südame asjaks sellised nagu perekonnaõiguse või perekonnaga seotud teemad, et sest ma tean, et ta on ise mingit situatsioone väga lähedalt nagu läbi kogenud ja siis aidata kõiki nagu teisi inimesi, kellel siis on mingisugused perekonnaga seotud nagu teemad, mis vajavad lahendamist, et seal on nii positiivseid asju kui kahjuks ka negatiivseid asju, mis vajavad nii-öelda lahendamist, et siis tema on nagu hingega nagu selles asjas sees, et ma kunagi arvan seda, et temast, kui ta saab nagu juristiks, et siis tema on see, kes hakkab näiteks mingit padukriminaale kaitsma või tema hakkab mingisugusest, ma ei tea, mõrvaprotsessis osalema, et sükst asja mul on kunagi nagu mõtteski, et ma teadsin kohe, et siit tulevad nagu laste õiguste eest nagu võitlejad ja siis oligi, et kui tulid kõik need erinevad nii-öelda liidud, kus ta on kaasa tegev ja kõik need üritused, et see kuidagi on nagu nii loomulik, et see nagu, see käibki nagu tema natuuriga koos, et keegi ütleks mulle, kuule, et ta läks nagu sinna MTÜ-sse näiteks, mis on seotud mingisuguste lastega seotud teemaga, mis loogiline, et see ei ole nagu üllatus, et see käibki tema natuuriga kaasas. Kas sina Martini kohta saaksid ka täpselt samamoodi rääkida, et sa lapsest peale teadsid, kes tast saab? Ma ei saa öelda, et ma oleks teadnud lapsest saati seda, kes tast saab, aga Martin on ju tegelikult tööl käinud, me kõik läksime nagu noorelt tööle, mitte võib-olla sellepärast, et see otseselt nagu nii-öelda vältimatult vajalik oli, aga see oli kuidagi nagu veres meil, et oma raha oli nagu vajalik ja oma raha oli hea, võisid teha, mis tahtsid sellega. Ja ma tean, et Martin käis ju, mina mäletan siin sealt vist 10, 11, 12 sa juba töötasid mingi lehepoisina, viskasid Pärnu Postimehi inimestele ja SL Õhtulehte tol ajal et aga sealt edasi kogu aeg see kõik arenes ja juba 19-aastasena käis ta ju täiskohaga tööl ja ta oli meil ju teada-tuntud kaablikutt. Ta oli alustas Starmanist toona ja minu meelest oli üks edukamaid kaablikutte, minu meelest sul on isegi mingi auhind ju, mingi aasta kaablikutt või midagi taolist käis katustel ja isegi telesaates on osalenud, et te teaksite, ka kaablikutina kuskil, ma ei tea, ütle, mis see oli? Naabriplikas, no vot nii. Ja mina mäletan, ega Martin ei ole üldse nagu vähem sihikindlam siin elus olnud, et ma pigem ütleks, et ma olen nagu tema rada tulnud, et ta on ka alati rääkinud sellest, kuidas mingeid asju siin elus ta teeb, midagi ta saavutab, midagi tal ühel päeval on ja nii on nad kõik ka tegelikult rida-rada pidi saavutatud, et näiteks ma mäletan seda, et mingil aastatel, siis oli vist töötasid veel Starmanis, ta kunagi ütles, et tema enne ei jäta, kui ta on juhatuse liige. No palun väga, täna ta on ühe teise ettevõtte juhatuse liige, aga nii on. Et kui ma pean ausalt ütlema, et kui ma lugesin seda uudist, et ta sinna jõudis, et ma igapäevaselt ju ei suhtle, et me suhtleme küll tihedasti, aga
mitte niimoodi, et ma kogu aeg teadsin, mis seal nagu päevakorras on. Et kui ma lugesin seda, mul tõi nutumaik kurku, sest ma teadsin, kui väga ta seda ihkas ja ma teadsin nagu, kui palju seda tähendab. Et kui ta räägib, et me oleme seda nagu ühte jalga kasvanud, et siis see on nagu tõsi, et see on niisugune nagu nähtamatu nabanöör, mis sind nagu seob, et sa oled inimese saavutuste ja selliste õnnestumiste üle õnnelik, ilma et sa peaksid seal vahetult lähedal olema. Ja, aga vaata, kus see nagu pärineb, on see, et ma olen selle peale nagu mõelnud, et kus see nagu tuleb selline nagu sisemine drive saada nagu paremaks. Et eks ühelt poolt on nagu elu õpetanud, aga siis mul üks päev tuli meelde nagu hoopis palju nagu varasem seik, et mul nagu emapoolne nii-öelda siis vanaisa, et kahjuks lahkus nagu väga nagu noorelt meie seast, aga ma olin ikkagi selline, ütleme, seal vanuses, kus asjad juba jäid meelde. Ja siis ma mäletan, kuidas siis vanaisa ütles mulle ükskord, see oli siis 90ndate seal kuskil alguses ja siis ju asju polnud saada ja ühesõnaga see olukord oli nagu oli, aga ma väikse poisina ei tajunud seda niimoodi. Ja siis ta ütles mullegi nii, et Martin, et elus on nii, kui sa tahad midagi saada, siis sa pead selle nimel vaeva nägema ja nagu töötama selle suunas, et kui on eesmärk, siis eesmärgi suunas tuleb liikuda ja see ära teha. Ja võib-olla see on siis see, mis on mind nagu sisemiselt siis kuidagi nagu alateadlikult nagu drive'inud, et tuleb nagu panna endale mingisugused eesmärgid ja need saavutada. Ja selle positsiooniga on jah nii, et kui sa nagu, ütleme, et ühel hetkel sa saad aru, et tegelikult on olulisem nagu see, mida sa nagu teha saad inimeste jaoks, kui see, et mis nagu positsioonid sa seda nagu teha saad. Aga jah, et kui ma käisin koolis ja ka ülikoolis, et siis minu jaoks oligi nagu see, et ma teadsin, et kui ma panen mingisuguse eesmärgi, et siis ma nagu tahan lõpuni välja minna. Et ma teen igat sammu võimalikult hästi selleks, et jõuda sinna, kus ma tegelikult ühel päeval tahan olla. Kas teie teised õed on ka samasuguse natuuriga või olete just teie kaks keskmised lapsed, sarnased? Või kui te mõtlete oma, kas nooremõde ja vanemõde on tegelikult, nende puhul võiks rääkida samasuguse loo? Ma ütleks, kui me räägime nagu nooremast tõest, et siis tervitused Soome, ta elab meil juba aastaid seal, et siis minu jaoks, nagu ma ütlesin Katrin juba 35 aastane, et siis see väikeõde on minu jaoks nagu veel väiksem õde ja täna tegelikult on nagu tõsiasi see, et ta siin varsti nagu läheb oma esimest last sünnitama juba, tegelikult on nagu täiskasvanud naine. Et aga samamoodi jah, et tema puhul ma ütleks ka, et tal oli nagu siht silme ees, mida ta tahab siis professionaalses mõttes saavutada, mida ta tahab õppida, isegi kui esimene kord ei läinud õnneks, ei jätnud jonni, läks edasi, teine aasta õnnestus, et selline nagu sihikindlus tema puhul on nagu selles mõttes samamoodi sees, et see, mida teeb hingega ja annab endast alati 100%. Sa võid rääkida nüüd vanemast eest. Vanema õega on selline lugu, et minul on ka temaga ju 8 aastat vanuse vahet, ja ta lahkus kodust üsna noorelt. Ta elab meil Norras, tervitused Norra, meil on siuke rahvusvaheline perekond, ja tema, mina olin siukene 11-12 ilmselt, kui tema juba elas Norras. Et meil ütleme sellist kooskasvamise aega väga pikaks, nii pikaks jäänud, ja kõik aega ma ju ei mäleta ka tagasi vaadates on ju. Aga tema selles võtmes, et kõik, mis ta on oma elus tahtnud, on ta ju saavutanud ja ega seda aega, ütleme, et tema elas väga hästi Eesti mõistes juba siis, kui me ainult unistasime sellest, et Norra on ikkagi väga hea heaoluriik on ju. Ja ma ei tea, aastal 2005 ja pärast seda tuli ju see majanduslangus ja nii edasi. Et kui meie ikka siin Eestis tugevalt nii-öelda kõrbesime, mitte ma ei räägi perekonnana, vaid oli üldiselt kogu nii-öelda riigina, siis neil oli seal kõik ikkagi väga hästi ja selles võtmes, et ega ta meid ei unustanud ja nagu toetas ja aitas ja hiljem ta siis omandas seal ka oma kõrgharidused ja nüüd tal on Norra kodakondsus ja kõrgharidus ja pere ja maja ja autod ja nagu see käib on ju. Aga Eesti on tal väga südames, et ta käib iga aasta vähemalt 6 aega Eestis ja kogu perega, tal on 2 last ja siis norralasest abikaasa. Et ma ütleks, et selline nagu oma soovide ja tahtmiste saavutamine on meil ikkagi minu meelest kõigil veres. Ma ei ütleks, et keegi on kehvem kui esimene. Kas on tulnud kodusest kasvatusest või oletegi liikunud nii, nagu sina, Katrin, ütlesid tegelikult, et sina võib-olla Martinist said mõjutusi või kui te mõtlete, et teie ema ja isa peale, et kas nemad võib-olla ka suunasid või kasvatasid teid sellisteks kindlateks ja tublideks ja edasi pürgivateks?
jah, et ma ütlen, et olles üles kasvanud, ütleme just seal nendel 90-ndatel, kus nagu päris paljudel peredel oli nagu puudu ja teinekord oli nagu päris palju puudu, siis nagu see, ma arvan, ladus meile kõigile niisuguse nagu korraliku vundamendi, et noh, nii-öelda, et kui aeg on sealmaal, siis meie tahame midagi nagu enamat, me teeme kõik võimalikku selleks, et meie ja meie pered oleksid siis alati nii-öelda kindlustatud ja meil oleks selles mõttes oleks kõik hästi. Et ema on alati pidanud väga oluliseks seda, et olgu mis tahes eluetapp, et A, et me hoiaksime omavahel kokku ja et B, asjad oleksid selles mõttes õigesti tehtud, et me käiksime koolis, et me õpiksime, et me saavutaksime elus siis nii-öelda tunduvalt rohkem. Noh, ka mina täna lapsevanemana, ma tegelikult ju tahan, et minu lapsed saavutaksid minust nagu rohkem. Ehk siis, et ema poole pealt on hästi palju nagu seda tulnud, et just sellist nagu utsitamist tagant, et nagu tee ja tee, on ja noh, kuigi ega meil kõigil on mingi suke vanus, kus me nagu mõtleme, et milleks ja ma ei viitsi ja jälle peab, ma ei tea, jälle peab kooli minema. Kuigi ma pean ütlema, et meil kõigil nagu perelastel koolis käimine tuli nagu pigem lihtsalt, sest meil hinded olid kõigil nagu head, pea nagu lõikas ja selles mõttes mulle isiklikult koolis väga meeldis käia. Ja isa poole pealt ma pigem ütleks niimoodi, et kuna isa ei ole mingist vanusest alates liiga palju nagu pildis olnud, siis ma isa pealt olen pigem nagu mõelnud nii, et on mingisugused õppetunnid, mida ma olen saanud tema käest nii, et ei ole mulle neid öelnud, aga mida ma olen siis nagu näinud, et näiteks mina tahan elus mingeid asju nagu teha nagu teistmoodi või siis, et mina tahan näiteks mingisugustesse olukordadesse kuidagi nagu suhtuda teistmoodi või siis ma ei tea näha nagu maailma nagu kuidagi võib-olla nagu rohkem või nagu positiivsemalt. Ma ei oska öelda, et ühesõnaga pigem need õppetunnid on olnud sellised nii-öelda vaikivad tema poole pealt, et ma nagu näen seda, et mida ma tahaks nagu võib-olla teistmoodi rohkem teha. Sa tegelikult juba natuke vastasid minu küsimusele, sest ma tahtsin järgmiseks küsida seda, et Martin, sinul on endal 3 last, et kui sa nüüd mõtled iseenda isa rolli peale, milline isa sina oled ja milline isa sul oli, siis natuke sa juba ju tegelikult rääkisid seda, kas sa oskad sinna midagi veel lisada? Jah, ma arvan, et selles mõttes, et see, et kuidas ma olen oma selles mõttes nagu lastega, et see on tegelikult väga sarnane, nagu ka minu isa oli nagu selles mõttes oma nagu lastega. Ehk siis, et lasta neil olla nagu lapsed, samas tuleb ka natuke, noh, ütleme, et mingisuguseid kohustusi tuleb nagu neile tekitada selleks, et sellist nagu distsipliinitunnetus tekiks ja et kõik ei ole nagu maailmas alati selline ainult nagu mäng. Et mingisugust vastutust tuleb võtta ja asju. Et selles osas ma ütleks, et ma olen nagu oma isaga hästi nagu sarnane, siis kui oma välimuse ma olen saanud oma isa käest, et ma olen isaga selles mõttes oleme nagu hästi nagu sarnased ja oma laste puhul ma ei ütleks, et ma nüüd midagi nagu kardinaalselt nagu selles mõttes teistmoodi teen, et pigem ma katsungi olla olemas nii palju, kui ma olla saan, et olla nagu nende erinevates siis muredes ja mängudes ja rõõmudes selles mõttes kohal, nii palju, kui see on võimalik. Ja siis teise käega nii-öelda lasta neil siis natuke nagu ise ka nagu areneda, ise olla, ise teha mingeid valikuid, ise saada aru, et kelleks, kus või mida nad tahavad saada, olgugi, et üks on neist alles 3 aastane. Ma just tahtsin küsida, kui vanad lapsed sul on? Mul on 3 tütart, 11-aastane, 6-aastane ja 3-aastane. Et jah, ja kõik on täiesti erinevad tüdrukud, mis on ka nagu omamoodi nagu fun, et vaata, kui sa nagu ühte last või esimest last kasvatad, siis sa oled nagu selles hetkes ja sa ei saa nagu aru, et midagi võiks olla teistmoodi. Siis sul tuleb teine laps, siis sa nagu hakkad võrdlema esimesega, et kuidas mingisugused asjad on, stiilis, ma ei tea, kas või siuksed igapäevased asjad, et näiteks kui nad on beebid, et näiteks üks tahab õues magada, teine ei taha õues magada, üks magab nii-öelda oma ööund rahulikult ise, ja teine on siuke, kes tahab kätt hoida. Ja siis ühel hetkel, kui tuleb nagu 3. laps, siis sa nagu mõtled, et peab ju olema nagu rohkem siis kas ühemoodi või teisemoodi, siis kuigi välimuselt on nad suuremaga ühtemoodi, siis iseloomult jälle täiesti erinev. Täiesti, et mul on nagu 3 täiesti erinevat nagu teekonda olnud nende lastega, et ma mäletan, et ma kasutan siukest sõna nagu foorumi laps, et see on see laps, kes siis nii-öelda mängib ise rahulikult, läheb ilusti ise, läheb magama, tõmbad uksekese kinni, paned tulekese kustu, kallis lapseke, mine magama, läheb magama. See on esimene laps selline või? Ei, esimene laps oli midagi sinna poole, aga kõik nagu selles mõttes iga nagu järgnevaga tuli seda nagu tegelemist nagu selles mõttes järjest rohkem juurde.
et jah, tüdrukud on kõik väga erinevad ja noh, seda on ka ju, kui ma neile peale vaatan, et siis ma ka näen seda, et noh, neil nagu tuleviku mõistes või selliste huvide mõistes on täiesti nagu erinevad asjad, mida nad elus tahaksid teha, kuigi nad on nii väiksed alles. Ma just mõtlesin, et kas sa nende puhul ka näed nagu Katrini puhul, et temast tuleb jurist on ja advokaat, et siis kas sa oma tütarde puhul ka juba arvad, et temast tuleb tõenäoliselt, ma ei tea, poliitik ja temast tuleb tõenäoliselt näitleja ja temast tuleb tõenäoliselt, ma ei tea, hoopis bioloog või midagi sellist? Seda ma olen nagu üritanud ja ma olen kodus seda oma abikaasaga arutanud ka, et huvitav, et nagu mis võiks tulla, aga selgelt selleks on veel selles mõttes nagu liiga vara nende puhul, et ma arvan, et võib-olla see, et ma nagu Katrinit nii hästi nagu ära tunnetasin, et see võib-olla oli nagu erand, et pigem on kuidagi nagu, ma ka ise enda peale mõtlen, et siis see kuidagi see, kui sa sellest nii-öelda teenageri east nagu läbi tuled, et siis hakkab nagu mingisugune vaade nagu kujunema, et mida sa tahad teha, et mina ka tegelikult on ju, et kui ma olin päris väike, siis ma olin jumala kindel, et minust saab ämblikmees. Ühel hetkel ma sain aru, et see päris võimalik ei ole. Siis ma arvasin, et must saab tuletõrjuja ja siis ma mõtlesin, et kurat, see ka ei ole ikka minu jaoks. Ja siis ma olin jumala kindel, et must saab arst. Ma olin nagu täiesti kindel, et ma lähen nagu selles mõttes, lähen meditsiini. Ja siis jõudis kooli lõpp kätte ja siis sain aru, et sinna ma ka ikkagi ei lähe. Ja siis leidsin ennast hoopis ühel hetkel tehnoloogiast IT-st ja täna ma tunnen, et ma olen täiesti õiges kohas. Aga Katrin, kui sina mõtled, sinul on praegu üks laps, kes on kui vana? 2 aasta 3 kuune. Kuidas sinul võrreldes siis venna tütardega, kuidas sinul lapse selline beebipõlv kuni siiamaani on olnud? No nagu Ameerika mäed, nagu ikka nende väikestega kipub olema, et ma ütlen, et esimese eluaasta oli mul poeg selline, nagu öeldakse, ka musterlaps. Ta magas hästi, sõi hästi, ta leppis kõigega, ta nutis üliharva. Foorumi laps, noh. Jah, täpselt see. Et, ja ta oli selline tõesti sükene vaikne, rahulik, kui kiitsid, ütlesid, kus see majas siin beebi on, siin polegi beebit, on ju. Aga no võt siis 11 kuuselt ja natuke peale võttis jalad alla ja sükke mürgele siiamaani käib, et vahest hoian 2 käega peast kinni ja mõtlen, kas seinad all püsivad või ei püsi, et loomus on ikka tõesti selline, et kui Martin räägib oma viimasest tütrest, siis ma saan aru, et nad on ühe suguvõsa lapsed. Et mingi DNA seal veres on ikka üks. Aga ütleme, et mina sellisele klassikalisele vanemapuhkusele ju kunagi ei läinudki. Et mul oli poeg, esimest korda oli ta 11 päevane, kui ma võtsin ta esimesel istungile kaasa, mäletan hästi, see oli Pärnus, kuna Martin elab oma tütrekestega Pärnus, siis meil on umbes niimoodi, et paljudes peredes võib olla, et selleks, et sa saaksid enda lapse, ma ei tea, näiteks vanaema või teise venna õe hoolde viia, ja siis sa pidi helistama ette, ütlema, kuule, ma nüüd toon 2 nädalat, siin on ma ei tea, lutipudelid, piimad, asjad, särgid. Mina helistasin õhtul ette, et homme istung saad võtta. Ta ütles, et võib-olla. Ma hommikul olin ukse taga, ütlesin, siin on pamp, siin on pudel, mina nüüd lähen, tulen 3 tunni pärast ja nii oligi. Ja see laps oli hoitud ja mitte mingit küsimust ei olnud ja niimoodi siis kuni, ütleme, selle aastani välja. Siis pärast seda tuli meil professionaalne lapsehoidja, kes siis hoidis teda ka pool aastat ja see ütles, ta ütles mulle kohe, et laps on sotsiaalselt nii arenenud, et see on täitsa patt teda siin üksinda kodus hoida, et viida ikka seltskonda ja ta leppis ka päeva pealt. Et ongi mul hästi sükene elav, aktiivne, süke seltsiv leplik, et mul temaga ühtegi sükest sellist mure ei ole. Lihtsalt ongi see, et vahest mõtlen, et tunde võiks päevas juures olla, mingi energiavaru võiks mingi selle, mis on, meil on akupangad täna, tahaks endale nagu külge panna, on ja. Et jah, ütleme, et minu mälestused siiamaani on siis sellised. No väga äge, kuulan kadedusega, minu 2-poolesega on küll see osa palju keerulisem, et kuidas teda lapsehoidjaga harjutada ja kuidas teda lasteaeda viia ja tema on hästi emmekas ja tema ei taha, et ma kuhugi lähen ja tema ei võta kedagi omaks ja aga siis kui lõpuks võtab, siis jälle võtab muidugi pika, siis võtabki päriseks, et praegu mul on sinuga sama asi, et esimene tütar selles mõttes läks harjutamine ka, selles mõttes võttis aega, teisega võttis rohkem aega ja kolmandaga selles mõttes võttis ka päris hulga aega ja siis on veel lisaks veel see juures, et see kuidagi selline, ma ei taha minna, siis läheb niimoodi kurvalt ja ise vaatad ka kurva pilguga, et kuidas ta siis sinna lasteaeda läheb, aga õnneks ma pean ütlema, et nüüd, kui sellest on juba mingisugused rohkem kuid möödas, et siis me ise ka kodus ükspäev avastasime, et täitsa nagu kuidagi nagu sirgema seljaga ja nagu rõõmsamana läheb, nagu et ise nagu tahaks isegi nagu rohkem nunnutada, et mine siis lasteaeda või midagi, aga nüüd juba läheb
nagu selles mõttes paremini, aga alguses oli kõigi kolmega ikka, et jah, lapsed nutsid, siis ise olid kodus nii-öelda kurb ja siis mõtlesid ikka, et tal seal lasteaias hea oleks, et selles mõttes ma samastun sinuga täiesti. No hea on kuulda, et on ikkagi nagu selliseid lugusid ka, mitte ainult sellised imelood. Aga kuidas sa, Martin, siis tundsid, kui Katrin seisis selle 11-päevase beebiga sul, sest sa ei tea ju tegelikult, milline beebi tuleb, et võib-olla nutab nüüd kõik see 3 tundi ukse taga. Mis näoga sa vaatasid Katrinit siis? Ei, selles mõttes, et mul on nagu vedanud sellega, et mul on ka nagu, minu abikaasa on nagu selles mõttes nagu ülitubli ja noh, nii-öelda, et kui ma alati olen nagu kiitnud oma ema nagu taevani, siis minu abikaasa on nagu emana, on ta nagu super ema on ju. Ja noh, siis Katrin viskaski nalja, et noh, teil 3 on, et mis see 4 nagu juurde korraks on. Ja noh, ega siis praktiliselt oligi nii, et noh, toonitan korraks, et siis jah, see pamp tuli sinna, ega ta enamus ajast selles mõttes magas, siis tollel ajal siis meie oma oli natukene nagu suurem, tal oli ka huvitav vaadata, mingi tita on ja siis mingi hetk ärkas üles, siis ta vaatas ringi, sai lutipudeli suhu ja varsti oli Katrin tagasi, et ega seal midagi nagu keerulist ei ole, et võib-olla jah, kui ta oleks selline olnud, et ta nagu röögib ja karjub ja teeb midagi on nagu halvasti, et siis võib-olla oleks keerulisem olnud, aga Kevin on eluaeg siuke nagu selles mõttes siuke nagu, või noh, mis eluaeg, et kui ta väike oli, siis ta oli siuke nagu lihtne oli temaga hakkama saada. Mina mäletan, et kui ma sealt istungilt tulin, et siis ta vist magas ja ma mäletan jumal hästi, kuidas sa, Martin, ütlesid mulle, et vaatasid seda last ja ma tulin ja võtsin ta, ma ütlesin, et kas ta ärkas ka vahepeal on ja siis Triin ütleski Martin abikaasa, et jah, et ta korra nagu ärkas ja siis, aga ta oli jumala rahulik ja siis Martin ütles mulle, et see laps häält ka teha oskab või? Et umbes, et nagu ta ei nutnud kordagi selle aja jooksul, on ju, et mis mõttes, et nagu beebid ju nutab, mul on 3 last, et kõik ju nutavad mingil ajal, on ju, mis mõttes sinu laps ei nuta? Ma vaatasin sama, et sa hakkad võrdlema nagu oma lapsi teiste vastu ja siis ma vaatasingi, et 3 tundi ilma emata ei nuta. Jah, 3 tundi lihtsalt magab, chillib, vahepeal lutipudel suhu, magab, noh, ma ütlen, et selles mõttes on nagu mingid probleem. Aga Katrin, kas sa praegu, kuidas sina oma elu edasi näed, et kas Kevinile tuleb loodetavasti õdesid vendi juurde või mõtled, et aitab küll, las mul olla see üks no nii, hea küsimus. No, ütleme, et kuidas sa ideaalis planeeriksid, ega kunagi ei tea, elul on omad plaanid on. Ja see oligi Martin, kes esimesena ütles mulle enam-vähem sünnitusmajas juba, et noh, millal järgmine tuleb, on ja vaatad niimoodi, et see on tegelikult selline küsimus, mida ei tohiks küsida inimeste käest. Veel mitte siis. Podcastis on ja või sünnitusmajas. Just, et ei, Kevin kindlasti saab endale selles elus veel, ideaalis ma tahaksin 3 last endale, et kindlasti ma olen siuke planeerija, kuna ma olen ikkagi, ütleme, töö- ja karjääriinimene, siis ma vägagi üritan oma pere ja tööd planeerida selliselt, et ma saaksin nad võimalikult maksimaalselt ühildada, et ütleme, Martin ja minu vahevanematena ehk ongi see, et tal on siis abikaasa, kes sünnitab, imetab, kasvatab piltlikult öeldes, aga mina pean seda samal ajal ise tegema, noh, ütleme siis mingis võtmes, et mul on ka väga tubli siis kaasa, kes on väga palju mind aidanud ja hästi palju siis noh, ütleme, võtnud seda vastutust ajal, mil mina seda teha pole saanud ja noh, nii ongi see toiminud, ega muud moodi ma ei oleks saanud seda kõike nagu teha, on ju, noh, ja muidugi siis ka perekonna ja tugivõrgustiku tugi seal juures. Aga et ma olen noh, ideaalis mõelnud, et teine laps võiks sündida siis, kui mu esimene laps oskab ennast riidesse panna, väljendada ja ütleme, ma olen mõelnud, et see vahe võikski olla 4 aastat, nagu mul on Martiniga, et ma näen, kui nagu tore sümbioos oli sellises vanuses nagu kasvada üksteisega ja ühel hetkel saab siis juba 3. aidata nii, nagu mina pidin aitama oma kõige nooremat, kui ma olin 8 ja nii edasi, on ju. Et siis ma pole enam nagu nii üksi või selles mõttes oma koormaga nagu teise vanemaga kahekesi, et ja noh, ma näen, kui tore oli kasvada, ütleme siis oma õdede-vendadega koos, et kui palju see on mulle tegelikult elus andnud, kui palju noh, alustades siis sellisest vastutustundest, jagamisest, kohusetundest, empaatiast. Ma arvan, mul ei oleks pooltki nii palju seda kõike ja ma ei tegeleks üldse sellise valdkonnaga, mis on tegelikult hästi emotsionaalne ja rusuv, kui ma poleks tulnud sellisest lastetoast, nagu ma olen tulnud. Ja, aga vaata, see on nagu selles mõttes ongi see kõik selline nagu tagantjärgi nagu täiskasvanuna nagu analüüsimine, sest et ega sellel hetkel, kui sa selles nagu
lapsena seal nagu oled, on ju, ega siis sa elad nagu tavalist õe-venna suhet, on ju, ikka kaklete oma vahel, on ju, ega siis kõik need, et noh, et kuidas nagu mingeid asju nagu selles mõttes, kuidas õppida nagu jagama, kuidas õppida, ma ei tea, siis nii-öelda olema empaatiline oma õdede-vendade suhtes, ega noh, kui sa laps oled, sa nagu ei mõtle selle peale, et nüüd ma õpin jagama, nüüd ma õpin empaatiline olema. Et see kuidagi tuleb nagu läbi selliste nagu olukordade, ega siis kõik ei ole alati olnud selline nagu hipi laulupidu, kus kõik on alati hästi olnud, et ma muidugi oleme ka kaklenud oma vahel nii, et tead, pole teist nägu ja siis oleme ka pidanud mängima selliseid mänge, mis teisele ei meeldi, ja olen mina pidanud mängima kodu kõikide õdedega, noh, mis on nagu ülitüütu minu arust oli minu jaoks, õed on pidanud minuga mängima igasuguste superkangelaste mänge ja siis tead politseid ja pätti ja kõiksugu neid siukseid asju, et noh, kui sa kasvad siukses suures peres, et siis võib-olla ongi see, et sa saad siukse nagu hea nagu läbilõike nagu kõigest, aga noh, sa lapsena ei taju seda nii, lapsena sul noh, ikkagi tundub mingi, et jälle pean seda tegema, jälle ma pean ta kaasa võtma, aga suurena tõesti saad aru, et noh, et mingid asjad on tekkinud tänu sellele, et sa oled nendes olukordades nagu lapsena olnud. Aga kuidas teile tundub, kas te olete saanud oma õdede ja venna näol endale tegelikult sõbrad või ikkagi õde ja ühesõnaga, kas te panete neid samasse korvi nii-öelda sama sildi külge või neid ei saagi niimoodi võtta, et vend on ikkagi vend ja õde on õde, et lähedased suhted küll või on see mingist hetkest nagu sõbrasuhe kuidagi? Sa mõtled, et kas õdede vahel on õelus või? Mina olen üksik laps, mina küsin päris siirast huvist, sest mina olen kasvanud üksinda ja mina mõtlengi, et kas nagu õde ja vend on sellised nagu mul oli sõbrannad, on ju, et kas õde on minu jaoks nagu sama asi või midagi muud? Mina tulen omast kogemusest, et nagu jällegi, et Katriniga mul on see suhe on kõige lähedasem, et ja me oleme selles mõttes koos üles kasvanud ja mingil määral väga palju aastaid tema oligi mu nagu parim sõber, et siis temaga mul on kindlasti seda nagu suhet rohkem ja siis teiste õdedega on noh, ikkagi see, et nagu veri on paksem kui vesi, on ju, ehk siis, et noh, sa tead, et nad on sinu nii-öelda nagu selles mõttes inimesed, aga noh, ikkagi, et noh, mingid asju sa räägid nagu sõpradega ühtemoodi ja mingid asju siis perekonnas sa räägid nagu selles mõttes teistmoodi, aga mis jälle on tore, on see, et noh, näiteks meil perekonnas meeldibki selliseid ka siukseid nagu väikseid võite tähistada või siukseid väikseid võite jagada või siis noh, kas või ma ei tea, mingisuguseid nalju jagame ja et me ikkagi hoiame seda nagu suhet ka ajal, mil me kõik oleme nagu täiskasvanud, on ja meil on ka ema selles samas nii-öelda grupis, on ja et noh, siuke perekonnagrupp on ja siis me jagame seal igasugust nagu noh, ma ütlen, siukest asjalikku infot on ja siis teeme nalja seal ja et noh, hoiame sellist nagu perekonnasuhet nagu üleval, et siis, kui on jälle selline nagu füüsiliselt jälle nägemise rõõm on ja et noh, et siis see kuidagi, et sa nagu ei kaota seda nagu suhet nagu vahepeal ära kuskile, vaid sa kasutad siis neid virtuaalseid vahendeid selleks, et nagu ikkagi olla teineteise jaoks olemas. Ja meil on ka täpselt selline Facebooki grupp, kus tulevad mingid pildid või mingid naljad või mingid asjad. See on tegelikult päris äge. Et ma loodan ka, et see grupp kunagi avalikust ei näe, et see on nagu otsast piinlikkust täis. Meil on sama lugu. Aga kas teil on veel mingid traditsioonid, mida te niimoodi terve perekonnaga teete? Noh, jõulud ma kujutan ette, aga veel mingeid suvepäevad, sest teil on tõenäoliselt päris palju kuidagi kokku tulete ja kõigil on lapsed ja niimoodi. Et selles mõttes jah, et ega ju need nii-öelda noh, Katrinil nii-öelda laps ja nüüd see minu nii-öelda väiksem laps, nad on kõik nagu selles mõttes tulnud siia ilma sellel nii-öelda koroona ajastu nagu või ennem seda koroona ajastut. Vahetult ennem. Et siis sellist nagu füüsilist kokkusaamist on nagu olnud selles mõttes vähem, aga seda nagu suurem rõõm on jälle nagu kokku saada ja nagu näha. Ja noh, mingitel hetkedel on ka siis tänu sellele praegusele olukorrale lihtsalt neid kokkusaamisi nagu raske planeerida. Sellepärast, et noh, vahepeal oligi nii, et näiteks mina ja minu vanemõde olime siis ainukesed, kellel olid nagu lapsed, et siis noh, ja siis ülejäänud olid selles mõttes nagu noh, pidid ainult iseenda eest nagu mõtlema, et kas saab tulla, ei saa tulla, on. Aga nüüd on ka see, et noh, väga suurel osal meie suguvõsast on siis nii-öelda ka lapsed ja siis käib see, et kas mu laps on haige või ta on klaveritunnis või ta on mingisuguses muus asjas samal päeval või siis noh, et ma üldse planeerisin nagu mingisuguseid muid tegevusi teha oma nagu perega, et sellist kokkusaamist nagu suures ringis on järjest nagu keerulisem planeerida,
aga jah, jõulud on tõesti üks siuke asi, mida me siis üritame nagu elus hoida niimoodi, et mitte ainult nagu oma pere, vaid siis ka Katrin ütles, et nagu tädipere on ja siis nii-öelda nende lapsed ja siis nende lapsed omakorda, et siis seda nii-öelda teha koos, et nüüd meil on jälle mitu aastat nagu vahele jäänud ja kahjuks jääb ka see aasta selles mõttes suures ringis vahele, aga näiteks järgmiseks aastaks juba teeme praegu plaane, kuidas järgmised jõulud suures ringis koos veeta. Et jah, jõulud on siuke koht, kus me nagu saame rohkem kokku ja noh, siis suved on ka siuksed kohad, kus me siis nagu planeerime rohkem siukseid nagu kokkusaamisi, sellepärast et noh, muul ajal nagu Katrin ütles, et meil osa pere elab nagu ühes riigis, teine elab teises riigis ja noh, ka see, et meie elame nagu erinevates linnades, et see lihtsalt see vajab sellist nagu logistikat ja planeerimist selleks, et kõigil nagu sobiks õigel ajal nagu kokku tulla. Muidugi, mida suurem, ega see on ju nagu ürituse korraldamine. Ongi täpselt, jah. Täpselt. Mida suurem on see hulk inimesi, kes peavad oma graafikuid sätitama, seda keerulisem see asi on. Ja siis juba tekib tõenäoliselt teiepoolse küsimus, et kus kohas seda teha, et kuhu nii palju inimesi ja, see ongi hea küsimus, et noh, ongi, et alguses oli lihtne, teeme meil, teeme teile, aga nüüd on see, et noh, ma ei tea, pole nii suurt laudagi, pole tooliagi nii palju enne, siis hakka planeerima, et kas sa need rendid või mis te teed või siis võtame mingi maja. Et jah, see läheb jah, ürituskorralduseks kätte ära juba. Kui te mõtlete nüüd tagasi oma lapsepõlve peale ja selle peale, kuidas teie olete praegu ise lapsevanemad, et kas mingid asjad on muutunud ka, et te olete näiteks rohkem aru saanud, miks teie vanemad võib-olla tegid mingil hetkel mingid sellised otsused, millest te lapsena ei saanud aru või lihtsalt mingid muud imelikud olukorrad, millest te nüüd saate järsku täiesti teisiti aru. No, kas tuleks mingi selline asi pähe? Ja mul kohe tuigatab, et mul paar päeva tagasi oli sellest juttu teiste kolleegidega, et ma mäletan, et kui ema oli selline, noh, ma ei tea, 36-7 on ju, siis tuli nädalavahetus, ta tahtis näiteks sõbrannadega kuskile minna on ju, ja ma mäletan, et ma olin siis nii solvunud, et mis mõttes sa lähed ära, et mina tahan ju sinuga siin reede õhtul koos olla või et mina tahan sinuga midagi planeerida on ju. Ja tol ajal ma üldse mõtlesin, et 37 sa oled nii vana, et kus sa lähed üldse enam, sa on nagu elu läbi juba, et sa pead nagu lastega kodus olema, minu pärast sa eladki on ju. Ja nüüd ma olen ise 30 ja mõtlen, et appi, mida ma mõtlesin, 37 elu algab alles on ju. Et ma saan väga hästi aru, miks mu ema tahtis minna ja käia ja olla ja tulla ja nii edasi on ju. Et jah, et lapsed, me olime tema jaoks alati sellised silmaterekesed ja me ei olnud kunagi nagu kuskil maja taeva vahel, aga et lihtsalt ma mäletan nii hästi seda solvumist, kuidas mulle ei meeldinud, kui ta ära läks, et mulle sobis, kutsun need sõbrannad siia, jah, väga äge, mulle meeldis, et kui te siin olite ja nagu ikka lapsed tahavad seal juures olla, natuke kuulata ja lihtsalt nii-öelda seal seltskonnas olla. Aga see, kui ta ära läks, oli nagu eriline pettumus mulle kogu aeg ja ma tõesti ei saanud sellest aru. Ja nüüd ma nagu mõtlen, et Jesus, kuidas ma ei saanud sellest aru saada, et mis mõttes nagu, mis maailmas ma elasin. Jah, et ega siis enda laste pealt ma olen samamoodi, ma olen oma lastele ka öelnud seda korduvalt, et kui mina väike olin, minu ema ütles mulle ükskord ka nii, et ühel hetkel sa näed oma laste pealt selle kõik tagasi. Ja siis ma mõtlesin, mis asja sa räägid, et see on nagu Katrin, see on vana inimese jutt. Ja siis nüüd ongi, mingid asju näedki enda laste pealt tagasi, täpselt, ma ei tea, samasugune asi, kui keegi külla tuleb, siis mina olin ka siuke, kes alati istus kõrval. Kõigepealt ma rääkisin oma lood ära, mis mul oli vaja külalistele nii-öelda rääkida ja kui külaline hakkas mingit teemat aretama, mul oli vaja ka kohe arvata midagi, et ja siis ema alati ütles, et palun lase nagu rääkida, mine tegele oma asjadega. Nüüd oma lastega on täpselt sama, kes keegi tuleb külla, pauh, nad on kõik seal kohal, kõigil on omad lood, mis vaja rääkida ja siis kõigepealt tuleb nii-öelda laste agenda ära täita ja siis mul alati nii-öelda meenuvad mu ema sõnad, et ühel hetkel sa saad kõik samamoodi tagasi ja täpselt nii on läinudki. No, mina mäletan, et mina armastasin ka väga täiskasvanud ka koos istuda, aga mina muidugi mõtlesin muideks seda, et kuna ma olin üksiklaps on ja siis mul oli lihtsalt hea meel, et keegi tuli ja laps või täiskasvanu midagi juhtub. Aga teie räägite tegelikult sarnast asja, isegi kuigi teil oli suur pere. Ja. Kusjuures seoses selle laste nii-öelda siis tsirkusega, mida nad alguses teevad, kui külalised tulevad, et ma mäletan, et iga kord, kui ma Martini juurde lähen, siis minu vastu keskmine tütar Anna, tema veab kõik asjad toast välja, ta toob on printsessi kleidi, mingid väiksed jaarad, värgid, särgid, kõik laob siin ette, nii et tuba on nagu, ta on safti täis on ja siis näitab sulle, aga selle sain just ja selle sain, ta näitab sulle kõik asjad ära, mis tal on ja siis ta jutustab sulle, kuidas seal lasteaias läheb ja nii edasi. Ise oli täpselt samasugune. Ei, kuidas ta rääkis, võib-olla olin küll, täpselt ei mäleta enam seda aega, aga et kuidas ta räägib, et lapsed on erinevad, et näiteks siis see on küll tema, teised ka seal juures on, aga tema on lihtsalt see, kes näitab alati kõik ette, tal on pikad lood ja asjad ja ta räägib täpselt ära, mismoodi tal läinud on ja olnud on ja et jah, ei kusjuures see on nagu kohustuslik osa, sellest ei saagi nagu mööda. Ja ega kusjuures nüüd ma mõtlen, et ma pole kunagi mõelnud ka, et see mind häiriks nagu. Ma hea meelega vaatan ära ja suhtlen lapsega ja tal on nagu hea meel ka, et ma olen kohal ja tema jaoks ja nagu see pole, täna ma ei tunne nagu seda tunnet. Ma arvan, vaata tädidel, onudel ongi selles mõttes nii, et ega kui Kevin tuleks meile, siis mul oleks huvitav kuulata,
igast tema lugusi ja igast tema tegemisi, onju. Aga noh, see ongi selles mõttes, aga ma tean, et ühel hetkel läheb koju tagasi. Ja see on ka võib-olla nii, et vaata, teile on huvitav kuulata ju oma õe lapse lugu või oma venna lapse lugu, aga kui tuleb täiesti võõras inimene, kellel tõenäoliselt ei ole veel enda lapsi, vaat siis temal on väga raske panna seda positsiooni, et hakata huvituma mingitest asjadest, millest ta ei saa arugi, kuidas pidi need käivad, on ju, või noh, vaata need mänguasjad ju ka nii teistsugused ja arenevad, on ju. Aga mina mäletan seda, et minu jaoks oli kõige üllatavam see, et kui mina sain, kui mul oli 2 last väikest, et see nagu nivoo või see müratase kodus pluss täpselt selline konflikti, kuigi ma arvan, minu lapsed tegelikult saavad ka omavahel väga hästi läbi, aga täpselt see, et kui nad on mingi 2 ja 4 või 3 ja 5, siis see teis on minu asi, ei, sa ei võta seda, mingi selline kaklus või mingi värk käis kogu aeg ja mul oli see tegelikult hästi suur nagu üllatus või šokk, sest minu kujutuspilt pereelust oli see, et me oleme suures toas, isa istub tugitoolis, loeb ajalehte, mina istun diivani peal, loen raamatut ja ema istub diivani teises otsas ja loeb raamatut. See on minu lapsepõlve perepilt. Ja võib-olla mängib nagu raadio, natuke tasaselt Vikerraadio peal. Selline nagu on see. Ehk see möll, mis nagu lahti läks, kui mul on 2 väikest last, oli minu jaoks täiesti suge nagu oki-toki ja ahah, et nii ongi ja see on nagu selline nivoo tase ongi. Et teil vist selliseid lugusid nagu rääkida ei ole. Meil ikka oli selles mõttes see perepildi lihtsalt võib-olla üks seik on pigem selline, et isa üritas nagu jälgida siis peale tööpäeva näiteks televiisorist oma mingisugust asja, onju, siis ongi ema nii-öelda, kas siis tegi perele süüa või toimetas ka mingi oma asjadega, onju, siis vanemõde sellel hetkel olid need kassettraadiod, vaata, kuulas sealt mingid boybändi, onju, nii et terve korter kajas, siis New Kids on the Block näiteks. Ei, Backstreet Boys. Miks meeleheitel näited tood, mäletad see lugu? Teine dimensioon, see käis mingi 24/7. Et ühesõnaga oligi, et kogu aeg käis mingisugune muusika käis ja noh, mitte nagu vaikselt, vaid kõvasti, siis noh, mina olin ka selles vanuses, et minule pakkusid kõiksugused nagu superkangelaste mänguasjad ja siuksed asjad huvi ja noh, väga kihvt oli see, et läksid nagu Barbi juurde, siis superkangelane selles mõttes ütles, sa oled kurjam, lõi Barbil pea maha, see hakkas jälle nutma, Barbil pea maas, jälle isa tuli, pani Barbil pea otsa tagasi. Ja siis kogu aeg käis nagu mingisugune möll, et noh, mina jälle kuulan seda, mida sina oma lapse mõtlesin, nii igav. Sest ma olen tulnud lihtsalt siuksed kogu aeg mingi kära käis, kogu aeg mingi möll käis. Ja ma pean isegi ma mõtlengi, et kui me käisime näiteks siis veel läbi, noh, pidevalt oli siis kas tädi lapsed meil või meie neil, on ju, mõtle, meid oli siis kokku ju 8 last, on ju. Või noh, ütleme, et isegi kui mu vanemõde oli juba ära läinud, võib-olla no siis 7 oli kindlalt korraga koos, on ju, 7 last korraga koos, see oli ikka tõeline mürgel, mis meil seal toimus tegelikult, et me ikka mingist onne ehitasime, patju viskasime ja ma ei mäleta, et kunagi oleks nagu ka tädi või ema öelnud umbes, et ärge tehke või et noh, et umbes, et noh, nad olid juba harjunud sellega, et need 7 last, nad niikuinii teevad mürglit, nad niikuinii teevad mingi korralage okei, fine, tehke siis, on ju. Aga vaadake, ärge selle toa piiridest välja tulge, on ju, uks kinni ja korraldage oma ette. Aga ma mäletan, meil oli ikka väga lõbus oli, et sükest fun'i oli meil ikka väga palju. See kõlab väga ägedalt, sest mina mäletan, et kui mina jõudsin nii-öelda ülikooli ikka, ehk tulin Tallinnasse, siis minu suurim rõõm oli elada ühiselamus, sest me olime 3 tüdrukut ühes toas ja keegi ei lähe ära. ja ongi kohal kõik, pidu on kogu aeg nii-öelda. Ja siis noh, tavaliselt veel kursapoisid tulid ka meie tuppa ja ma pean ütlema, et järelikult ma sain lapsepõlves selle üksi olemise vajaduse nii palju täis, et ma olen hästi karjaloom, mis tegelikult ei kõla loogiliselt, et peaks olema nii, et oled harjunud, et mul on oma aeg ja ma olen üksi, siis minu jaoks veel seda hetke, kus ma tahaks üksi olla, polegi tulnud. Et põhiliselt mulle sobib see, võib-olla ma sain kogu oma elu üksi olemise aja lapsepõlves kätte, nii et sellest hetkest, kui ühikas oli nagu palju rahvast, ongi mu elu läinud nii, et ja nüüd mul on ju ka 3 last ja suur pere, ehk möll käib, on ja mulle see sobib. Aga kas teie tunnete, et teie vajate aeg-ajalt just seda üksi olemise aega ka või näiteks laadimiseks või muidugi, otse loomulikult ja selles mõttes, et ma mäletan, et kui ma olin ma olingi siis mingi 17 umbes suurusjärk, kui ma kodust nagu nii-öelda ära läksin, et noh, see oli nagu superaeg, selles mõttes, et rahu, vaikus, kõik helid olid selles mõttes nagu kontrollitud, et helid tulid sealt, kus sa ise vajutasid, et keegi ei tulnud nagu küsima mingisuguseid küsimusi, et sa said nagu kuidagi
kuidagi sellist nagu üksinda iseenda nagu aega planeerida ja see oli nagu jube kihvt ja mulle nii meeldis nagu üksi selles mõttes elada ja noh, mis seal salata ka see, et noh, kuna me oleme elanud ka niimoodi, et noh, a la 3 lapsega nii-öelda ühes toas, noh, siis on ka see, et noh, kord on minu asjad laiali, siis on kellegi teise asjad laiali, aga siis sa olid üksi, sa said kõik asjad panna niimoodi, nagu sa tahtsid ja siis nüüd, kui ma olen nii-öelda ise nii-öelda, noh, minu jaoks selline üldse selline nagu oma kodu ja selline oma nii-öelda, noh, nii-öelda pere on nagu hästi oluline ja siis ka seal oma kodus, et mul jääks ikkagi mingisugune nagu siuke oma nagu selles mõttes ruum, et ma aeg-ajalt nagu selles mõttes vajan seda ja noh, tegelikult sama ka abikaasa samamoodi nagu vajab seda, sest lihtsalt on nagu mingi lakkamatu mürgel käib kogu aeg, eks, ja siis eriti hullud on siis need päevad, kus eriti siin, kui siin see koroona ajast algas ja kõik jäid koju järsku, siis alguses oli ju lastel kihvt, sellepärast, et vabadus, ei pea minema kooli, ei pea minema lasteaeda, saame kodus teha, mida iganes tahame, jube lahe. Aga ühel hetkel said nagu lahedad ideed otsa ja siis hakkas see, issi, tule mängi minuga, emme, tee makarone, issi, ma seda mängu enam ei taha, ma tahan teist mängu. Ja siis niimoodi käis kogu aeg, noh, ja 24/7 olid selle sees, siis oli küll siukseid hetki, kus oligi hea, kui sai lapsed viia nagu vanaema vanase juurde ja siis minna kas või, ma ei tea, 8 tunniks kinno. Noh, muidugi koroona alguses ei saanud, aga ma ei tea, õue nagu selles mõttes jalutama või kuskile välja või niimoodi, et nagu natukene hingata iseendale sellist aega nagu võtta, et jah, mina ütleks küll, et minu jaoks on selline nagu iseendale aja võtmine on nagu selles mõttes oluline, sellepärast, et terve elu mingi mürgel saad. Katrin, sinul sama? Jaa, selles mõttes, et ilmselt muidugi, et kui sul on neid lapsi rohkem, et siis on see ka vajadus võib-olla seal nii-öelda juhe seinast välja tõmmata suurem, on ju. Kui Kevin on 3 eest. Aga jah, tahtsin just sinna jõuda, et ta on siiamaani olnud mul ikkagi siuke triangel ja show ja mürgel iga päev, et kui nagu teda ei ole, siis ongi mul vahest käib see nagu see, mis on see konstantne nagu, et aha, et kas tõesti on nagu siuke helge hetk satkunud, midagi nagu muud ei toimugi siin majas, on ju. Et selles mõttes nii palju siis, ega noh, meil on jälle niipidi, et ega mul pole teda ka kuskile väga nagu anda, ainult lasteaed ongi, kuhu sa ta siis annad seal päevasel ajal, aga ülejäänud aja mul enda ema elab ju samamoodi siis Soomes nagu noorem õdegi ja meil selline, Martin elab ju Pärnus on ja sinna ma ei viitsi minna selleks, et 2 tundi tagasi sõita, et laps üle ukse visata, on ju. Jumal tänatud. Kuigi, ei, ma just arvasin, et kuule 3 on, tal on jumal hea meel iga kord, kui Martin ta läheb, ta hüppab sinna mängutuba, ta hüppab sinna mängutuppa ja seal ta istub tundide viisi. Jah, ja siis minu lapsed on niimoodi, Kevin tuleb, peitke kõik asjad ära ja siis ongi, siis taas Kevin endab uksest sisse esimese asjana, nagu Godzilla tuleb lammutama kohe, siis tüdrukud tulevad, nutavad, Kevin lõhkus selle ära jälle, siis mõtlen, et ole rahulik, et noh, las Kevin praegu mängib, et varsti ta läheb niikuinii koju jälle, siis saad jälle oma torni ehitada. Ei, mina alati ütlen lastele, et ei sugulane, pole midagi teha. Jumal andis. Vot, jah. Selge, aga kuidas teie arust, mis on see retsept, kuidas kasvatada õnnelikke ja toredaid ja rõõmsaid lapsi? Martin? Ma arvan, et see on nagu selles mõttes siuke nagu teema, mis on, ma arvan, hästi individuaalne igas peres, et kuidas nagu, lihtsalt ma räägin sellest võib-olla, mis nagu meie oma peres vaatame, et minu jaoks ongi nagu oluline see, et ma ei tee et ma ei tee mingisuguseid valikuid nagu laste eest ära, et ma lasen ise neil nagu nendeni selles mõttes jõuda. Noh, stiilis näiteks see, et ma ei sunni oma lapsi mingisuguseid asju nagu sööma või siis teistpidi, et ära neid asju söö, sellepärast et noh, kui talle maitseb, las ta nagu sööb, otse loomulikult mingeid asju peab piirama nagu šokolaadi ja jäätiseid ja magusaid asju, et muidu nad paneks 2 suupoolega, nii et teist nägu, aga ma nagu lasen jõuda neil ise mingite nagu kohtadeni, sest ka minul lasti jõuda ise, nii et mul ei käinud ema-isa rääkimas, et tee seda, tee toda ära, seda tee ära, toda tee, ma ei tea, vaata, et sa seda asja ei söö, et sa seda asja sööd. Aga kuidas sa kooli asjadega saad? Vaata koolis ju, noh. Mul on selles mõttes, nagu ma ütlesin, et mul endale meeldis hästi koolis käia ja mul läks koolis käimine selles mõttes nagu hästi või libedalt, et mul jäi alati asjad jäid hästi meelde koolis. Õppimine oli minu jaoks nagu kihvt, et mulle meeldis kodutöid teha, ma tegin vahest isegi, sain õpetajate käest riielda, ma tegin ette nagu neid töövihikus neid asju, et Martin, me ei ole veel seal maal, et noh, ära tee ette, eks. Et see kooli pool mulle nagu hästi meeldis ja ma õnneks näen ka omal selles mõttes, mul siis 1 laps käib koolis, 2 tükki veel on nii-öelda lasteaias, keskmine siis läheb järgmine aasta esimesse ja temaga saab olema selles mõttes huvitav, sest tema on täitsa nagu siuke nagu teistsugune nii-öelda nagu laps.
et tal on hoopis teistsugused nagu huvid võrreldes vanema õega. Aga see suurem laps, ta selles mõttes õpib ise, ta teeb oma asjad ära, küll aga jah, selles mõttes, et ma näen, et aeg-ajalt siuke nagu, kuidas ma ütlen, siuke nagu laiskus viskab sisse, et siis pead jälle üle kontrollima ja mingid ained on siuksed, kus nagu lihtsalt saad aru, et lapsele nagu ei sobi või ta kuidagi ei hakka külge, siis neid peab natuke rohkem nagu kaasa aitama, aga see on nagu minimaalne, et ma ütleks, et mul on nagu selles osas siiamaani kõik nagu väga hästi, et laps õpib ise, teeb ise oma asjad ära, kui ta saab ka koolis kehva hinde, siis ta saab ise aru, miks ta selle sai, ta ise tunneb soovi seda nagu parandada, et kuidagi laseme nagu ise jõuda neil mingisuguste nagu tulemusteni. Ja Katrin, sul on nii väike veel, et sa ei oska neid kooli asju muidugi veel rääkida, aga ja tõenäoliselt sa ei saa ka veel väga rääkida nii-öelda kasvatamisest üldse, et sa vaatad, et asjad enam-vähem terveks jääksid kodus ja otseselt keegi alla ja kuskilt ei kukuks. Ja. No, aga mu mentaliteet, ütleme, on sama nagu on ikkagi Martinil, et ma tunnen täpselt seda sama, et see viis, kuidas ma kasvasin, ütleme siis, ma ei tea, klassikalises mõttes on see vist vaba kasvatus, et jah, ma tunnen, et see töötas meie peal, see tegi meid väga vastutustundlikeks, mitte vastupidi siis, et umbes lähen peast hulluks, kõik on lubatud, et ikka olid meil mingid raamid, mingid piirid, mingid asjad, mida sai, mida ei tohtinud, aga ma ei mäleta kunagi oma ema nagu tänitamas või midagi nagu manguvalt. Tee need asjad ära nüüd. Ja ei pidanudki tegema, et kui Martin ütles, et talle väga meeldis õppida, siis ta jätab ütlemata selle, et tegelikult meie pere lapsed olid kõik sellised, kes iga õppeaasta lõpus olid kiituskirjaga näpus, tänukirjaga, et me olimegi, me oleme hästi lahtise peaga. Lihtsalt nii on juhtunud, et me Siuke promo käib praegu. Me õppisimegi kõik väga hästi, me õppisime niimoodi, et ilma õppimatagi jäid asjad külge. Ma ei tea, kust see tulnud on, kumba poolt geenid need on, ema või isa omad, aga meil olid kõik lapsed päris sellised ja mina lõpetasin gümnaasiumi ühe parima õpilasena, Martin lõpetas gümnaasiumi selliselt, ma ei tea, oma need ülikoolid olema väga hästi lõpetanud, Martin on need hästi lõpetanud, ja see ei ole tulnud niimoodi, et ma nüüd tuubin, mõtlen teadlikult, ma pean selle saama. See kõik on lihtsalt väga niimoodi loogiliselt ja loomulikult nagu tulnud, et seega ma ideaalis eeldan, et kui mu lapsel on natuke minu geene, siis mul võiks samamoodi minna. Et ma ei mäleta näiteks, et ema oleks kunagi mu päevikut vaatanud ja öelnud mulle, kuule, sul siin midagi on täitmata. Vaata, see on tegemata. Ja vastupidi, meil oligi nii, nagu Martin räägib, et ma olin nii agar, et tegin ette ära umbes. Et ma loodan, et mul vanemana on samasuguseid rõõme ka oma lastega, aga eks seda siis tulevik näitab. Jah, et mingit nagu distsipliini selles mõttes ikkagi nagu ka nagu õpetad selles mõttes lastele, et ala, et tuba tuleb korras hoida, oma riideid võiks nagu ära panna, kui ma võin öelda, et see ei õnnestu alati. Siis, et kui sa mingite asjadega mängid, et siis mängutuba võiks pärast olla nagu selles mõttes nagu käidav. Läbitav, täpselt, läbitav. Et mul on alati seda nagu selles mõttes nalja teinud, et see mingi hetk Eestis olid hästi populaarsed need süte peal kõndimise, need koolitused, et avastad iseennast. Ma mõtlesin, et need, kes ei ole veel lapsevanemad, et ma teen siis legodest siukse raja, et saab samamoodi üle nagu legode kõndida palja jalu niimoodi. Ma arvan, tuttav väga paljudele lapsevanemad. Jah, just, et siis, et mingit nagu distsipliini üritad ikkagi nagu lastele nagu õpetada, et lihtsalt, et neil endal nagu oleks ka nagu selles mõttes lihtsam ja otse loomulikult, ega siis kõik tegevused neile ei meeldi, et seal tuleb lihtsalt ise jääda kindlaks ja öeldagi, et tuba on vaja koristada sellepärast, et või ma ei tea, lugema on vaja õppida sellepärast, et sest näiteks kui minu tüdruk oli, suurem tüdruk siis oli kuskil 6 või 7 aastane, ta oli esimesse klassi just minemas ja talle lugemine üldse ei meeldinud, nagu mitte üldse. Ja siis meil nagu vestlus nagu välja selline, et ma üritasin talle selgitada, et miks on lugemine nagu kasulik. Ütlesin teada, et näed, lugema peab sellepärast, et näed, siis sa saad raamatuid lugeda, siis sa saad nagu nii-öelda arendada oma ettekujutusvõimet, et kuidas mingid asjad võiksid toimida. Selle peale ta vastas mulle, et aga miks? Multikad ja filmid on ju kõigest olemas. Ma ju näen kõiki asju, mis, et need on üks ühele. Aga nutikas vastus. No võt, ei, ta ju ütles midagi, et miks ma pean lugema, et ma kuulan YouTube'ist. Seda ma mäletan ka. Just, ja see oli teine, ja siis sealt edasi oli see, et ma ütlesin, et aga näed, et sa tahad ju, et kui sul mingid sõbrad on, näed, et meie ka siin kirjutame oma sõpradega neid nii-öelda Messengeris tekste asju, aga näed, me saadame pilte ja seal mingisuguseid neid emotikone, et selle jaoks oli vaja osata lugeda ja mul hakkasid nagu kaardid otsa saama ja siis ta veel lõppu lajatas ja telekas valged kirjad lähevad nii kiiresti eest ära, et neid nii ei jõua lugeda. Et mul saidki nagu, mul said kaardid otsa, mõtlesin, tundus endale ka, et ei tea, kas üldse on vaja osata lugeda. Jah, et kas üldse ongi vaja lugeda, et jah, mingid asjad, aga selles mõttes täna ta loeb ideaalselt ja kõik on nagu hästi, aga lihtsalt jah, kui sulle nagu 7-aastane laps teeb selgeks, miks nagu lugemisoskus ei ole elus vajalik, et siis nagu ise hakkas ikka mõtlema, et polegi võib-olla. Täna
igapäevamaailmas, isa, ei ole vaja enam. Täpselt. Et õpid oma väikeste laste pealt iga päev samamoodi. Ma tahtsingi tegelikult järgmisena küsida seda, et mis te oma laste pealt olete õppinud? No kas sa, Katrin, oled juba jõudnud, kas sa tunned, et Kevin on sulle midagi õpetanud? Jaa, ütleme, et õpetanud on ta mulle kindlasti seda, et mul oli algselt ütleme, enne lapse saamist hirm just selle ees, et ma nagu kaotan selle, mis mul juba on. Et mulle oli see väljaspidine elu ehk et see, mida ma teen nagu oma igapäevases professionaalses mõttes hästi oluline. Ja mitte, et ma ei ütle, et see on olulisem kui laps ise, aga ma ei tahtnud ka, et ma nagu sellest pean loobuma. Ja kuidagi mul oli hästi suur hirm selle lapse saamise ees, et nüüd justkui midagi ma annan oma elust niimoodi ära, et ma ei ole enam ise õnnelik. Tegelikkuses, nagu ma ütlen, 11-päevase bambuna sain kõik asjad tehtud, käidud ja niimoodi ridurada pidi edasi, et see kõik oli mul nagu mõtlemises kinni, et nii kui ta oli seal kohal käes, see kõik tundus nii nagu loomulik, see pidigi nii olema, ma saan kõigega hakkama, ma pean lihtsalt natuke mingid asjad siin ümber vaatama, natuke rohkem asju kaasa võtma, natuke varem minema hakkama ja nii edasi, aga ma sain nagu kõik asjad ikkagi aetud, tehtud ja mul see hirm, nagu ütleme, et ei olnud põhjendatud tegelikult ja nüüd ma seda enam nagu tunnen, et laps oligi see, kes õpetas mulle, et mu elu saab olla nagu palju õnnelikum ja värvikirevam ja rikkalikum tänu temale, et jah, me räägime siin nendest legoklotsidest, mille peal võib jalaluid murda ja sellest hullumajast, et ei tea, kas seinad on püsti ja nii edasi, aga tegelikult selle kõige sees on ju ka meeletult palju sellist ilusat siirast rõõmu, mida sa ei oskagi sõnadesse panna, enne kui sa ei näe ja sa ei tunne seda, mida see laps sulle toob, on ju, et tema näiteks ükses vanuses, et igal hommikul ta äratab mind nagu nii, et ta tuleb, paitab mind nagu ülesse ja teeb mulle musi ja enne kui ta ära läheb, ta teeb mulle musi ja kallistab ja ta on hästi härdas vanuses, kus nagu kõik asjad käivad läbi sellised, emme, sa oled kallis ja sa oled ilus ja siis nüüd õppis uue sõna öökull, ta ütleb seda nii ägedasti, just saatsin Martinile video, kuidas ta seda ütleb, et kõik need väikesed asjad, üliväikesed asjad, aga see kuidagi teeb sulle nii palju rõõmu, et seda on küll nagu minu laps mulle tohutult palju õpetanud, mida ma nagu just kui oleks pidanud ju lasterikka pere lapsena ise teadma, aga see oma laps on hoopis teine tera, et hoopis teisi asju toob sinu nagu, ütleme siis teravuse fookusesse. Mina ütleks, et jah, et kõige suurem nagu õppetund, mis siis tuleb, kas see lapsevanemale meeldib või ei meeldi, aga lapsed õpetavad kannatlikkust. Et see tuleb kas kergel viisil või raskel viisil, aga see tuleb. Teine asi minu jaoks ongi selline, nagu Katrin ütles, selline nagu väikeste asjade üle rõõmu tundmine või väikeste asjade üle nagu tähistamine, et me nagu täiskasvanutena ja ma ise samamoodi hästi tihti nagu sellised väiksed asjad tunduvad sellised nagu triviaalsed ja nagu igapäevased, aga selle väikse lapse jaoks, kui sa teed mingisuguse pisikese asja ära, ta vaatab, jumala lahe, jumala kihvt, ta tahab seda nagu kuidagi nagu emotsionaalselt tähistada, et siis seda ma nagu olen nagu oma laste pealt nagu selles mõttes õppinud, et väikseid asju tuleb meeles pidada, väikseid asju tuleb tähistada. Et jah, need kaks asja võib-olla sellised, mis tasuks välja toomist. No väga ilusad lõpusõnad ütleksin mina. Ma arvan, et siinkohal ongi õige lõpetada. Tegelikult tahaks ju teie käest veel küsida ja ma arvan, me võiksime rääkida siin veel mitu tundi, aga siis tuleb teha teiega järgmine podcast ja nii ongi. Jah, et aitäh, et sa midagi piinlikku ei küsinud. Jah, jäid küsimata kõik teie teisme ja ulakused, te oleksite kindlasti saanud rääkida üksteise kohta. No ruttu üks ulakus Martin Katrini kohta. Ei, ma ei hakka. Väga hea. Saate saata seal oma grupis Facebookis neid ulakusi üksteisele, mida mina ei näe. Aga me võime sulle neid eraldi rääkida. Teeme nii. Jah, vaataja ja kuulaja ei tea, aga mina kuulen ja neid lugusid. Väga tore oli teiega, aitäh. Aitäh, sinuga oli ka väga tore. Aitäh sulle ka, tõesti.